seda võimalust ei tohiks käest lasta, et kuulata erivajadustega inimeste laulupidu, vaadata tantsupidu ja sellest osa saada. Lihtsalt kas või kohtuda nende inimestega, nii tore ja kui nad tulevad korraks sulle käe pihku viskavad ja tere, sind jälle tore siin. No muidugi, mul on tore neid ka jälle siin. Inimeste kodu mõtles, et teeb ühe toreda laulupäeva ja kutsub ka naabrid külla. Ja niimoodi neid naabrid hakkas muudkui tulema ja nüüdseks on siis neid naabreid ja sõpru nii palju tulnud, et pidu on 10 kordi suurem kui alguses. See pidu on väga tehniline selleks, et kõik erivajadusega inimesed saaksid täna siia tulla ja et see pidu oleks ligipääsetav, siis on meil vaja erinevaid tõlke, erinevaid teabemeetodeid, ka füüsilist ligipääsetavust peame kontrollima, et see on korralikult tehniline, aga kõike seda väärt. No kindlasti ka logistika, et kõik need 1500 inimest siia täna laululavale jõuaksid, aga ka kirjeldustõlke loomine, subtiitrite loomine, viipekeele tõlke loomine, et see kõik on täpselt sama tehniline ja ka see, et siit, kuidas tuleb ratastooliga inimene künkast alla ja et ta jõuaks ilusti kaare alla, et kindlasti see töö võtab oma jagu. Tegelikult läheb ikka terve aasta, et kui see pidu ära lõpeb, siis juba kogume tagasisidet ja mõtleme juba järgmise aasta peale, aga jaanuarist alustame tavaliselt ikkagi seda õiget tööd nii-öelda siis, et kokku 8 pikka kuud selleks, et täna siia tulla. Me toome kokku kõik, et näidata, et me olemegi üks suur kogukond ja et me oleme kõik võrdsed. See, millest mis viiks nii mööduvad, ma sammud sen. Sinna, kus jälle õhtust saab päev, sest sina ju teed. Ma loodan, et aeg seisma ainult siin minu jaoks. Veel üks hetk võiks meil mööduda nii, et ma näen, kuidas võib ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev vaid näen, kus päike kustutab öö.
plaat isegi. Kes see kildis? No teeme. Oota, aga ma kirjutan siia samma võib või? Jaa, või kirjutan siia? Kirjutame siia, siis on kohe niimoodi, kohe näha. Teeme. Kohe teeme pildi. No nii, teeme härraga pildi ära ja siis kohe. Tänane pidu oli väga meeleolukas, et ma ütlen, puhas rõõm on sellistel üritustel käia, et sündmustel, sest et see positiivne energia ja see rõõm, see puhas rõõm, mida sa nendelt inimeste käest siit saad, et seda kohtab väga-väga harva. Ja tegelikult ma leian, et ka tulevikus on ikkagi väga oluline jätkata ka seda erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu, et see on kindlasti vajalik, et nad saaksid omavahel kokku tulla ja uusi tutvusi sõlmida ja omavahel suhelda, et see on tore ja mul oli rõõm sellel sündmusel üles astuda. Erivajadustega inimestega päris palju elu jooksul kokku puutunud, et ma olen ka üles astunud ka Maarjaküla nii-öelda auks, siis kunagi olid Maarjaküla auks, ma tean, et Reet Linna vist neid kontserte nii-öelda korraldas ja ma ikka iga aasta käisin seal. Ja ka hiljem on erivajadustega inimesed või need organisatsioonid ikkagi mind aeg-ajalt kuhugi esinema kutsunud ja seal ma ikkagi nendega olen varem suhelda saanud, nii et see on tore ja see annab sellise positiivse energialaadungi, sest et need inimesed nagu on hästi rõõmsad, et seal ei ole nagu sellist kuidagi mingisuguseid selliseid selliseid nagu komplekse, mis võib-olla tavainimesel on, eks ole, et keegi, kes mind kuidas vaatab ja oi, mis mul seljas on. et see on nagu tegelikult üks väga hea omadus isegi, me just rääkisime ka nende nii-öelda siis nende organisatsioonijuhtidega, et ikkagi kui sul on nii-öelda see puhas rõõm on elus alles, siis ma usun, et see on kõige tähtsam. Väga tore oli näha seal täna lava ees ja muidugi seal kooris terve see koor ka, mis seal oli päris palju inimesi, ma ei teagi, palju seal inimesi oli. Ja hiljem nad kõik tulid lava ette ja laulsid kaasa. Et see oli hästi tore ja see on selline, vaatad sinna rahvasse ja sa näed sealt nagu sihukest puhast rõõmu ja sellist siirat positiivset emotsiooni. Ja kuidagi mina võtan küll kaasa siit sellise positiivse laengu ja on kuidagi endal ka nagu sees hea tunne. Ma väga tänan ja soovin edu edaspidises. Aitäh, teile ka, kõik head. Tallinna, mis sa Tallinnas teed? Ma elan seal. Sul lapsed olemas ja...